Eile peaminister Ratas komandeeris maksumaksjate Nordica lennuki, et oma seltskonda Brüsselist Tallinnasse toimetada. Ausad maksumaksjad ja piletiostjad jäeti Arlanda lennujaama järgmist reisi ootama. Täna, kuidas siis öelda, et seoses eilse terve päevaga Brüsselis on tänane natukene valitsuse istung olnud teistmoodi, aga siiski päris palju olulisi punkte. Hommikul valitsus pidas kabinetinõupidamist ja peale seda otsustas ka istungi raames ära 7 päevakorrapunkti heaks kiitmise. See tähendab, et täna õhtusel kabinetinõupidamisel tuleb meil arutelu alla 12 punkti. Nüüd paar sõna enne kui minna eelnõude tutvustamise juurde, siis ma tulen tagasi korraks eilse päeva juurde, et siis 14 Vabariigi Valitsuse liiget olid tõesti Brüsselis, kus olid väga mitmed kahepoolsed kohtumised, aga see peamine eesmärk on see, et eesistuja peab käima enne oma eesistumisperioodi kogu valitsusega ja kohtuma Euroopa Komisjoniga ja vastupidi, siis tuleb ka komisjon siia ja see leiab siis aset selle aasta juunikuu lõpus, vahetult enne meie eesistumise algust. Lisaks minul endal olid kahepoolsed kohtumised nii Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga kui ka Euroopa Ülemkogu presidendi Donald Tuskiga, nii et need kohtumised olid sellel teemal, mis on seotud eesistumisega, eesistumise ettevalmistamisega ja loomulikult, kui hästi me selleks valmis oleme. Olid mõlemaga juttu ka teemast, et missugused sellised konverentsid, kõrgetasemelised rahvusvahelised konverentsid võiks Eestis ja Tallinnas aset leida ja ma loodan, et me lähiajal saame nendest anda ka teile siis täpsemalt teada, kui need on lõplikult